Tere kõigile, eetris on nädala uudised. 16. märtsil 2025 sai üle antud Trumpi meeskonnal kutse MTÜ Konservatiivne Eesti Maik Kalamuse poolt tulla vaatlema Eesti kohalikke valimisi oktoobris 2025 ja esmaspäeval siis 24. märtsil tuli vastus Trumpi juristide poolt, et ollakse huvitatud ja uuritakse võimalusi. Esmaspäev tõi Lõuna-Korea jätkuvas poliitilises lahkhelis uue pöörde, kuna riigi konstitutsiooni kohus lükkas tagasi peaminister Han Duck-soo tagandamise ja ennistas ta kohe presidendi kohusetäitjana. Riik ootab nüüd veelgi olulisemat otsust president Yoon Suk-yeoli tagandamismenetluse õigsuse kohta. Tänan konstitutsiooni kohut targa otsuse eest, ütles Han. Ma töötan selle nimel, et valitsus saaks korda. Han sai presidendi kohusetäitjaks detsembris pärast Yooni tagandamist pärast seda, kui ta vapustas Lõuna-Koread ja kogu maailma sõjaseisukorra väljakuulutamise katsega. Hani positsioon presidendi ametikohal osutus aga lühiajaliseks, kuna ka tema tagandati Rahvusassamblee poolt vähem kui 2 nädalat pärast juhiks saamist. Tema tagandamine toimus pärast seda, kui ta blokeeris veel 3 konstitutsiooni kohtuniku ametisse nimetamise, sammuga, mille eesmärk oli suurendada Yooni tagandamise võimalust. Kohtuniku ametiaega on võimalik pikendada 6 aastaks, kuid nad peavad pensionile jääma 70-aastaseks saamisel. Ta süüdistati ka Yooni sõjaseisukorra väljakuulutamisele kaasaaitamises. Sellest ajast alates on Lõuna-Korea valitsust juhtinud rahandusminister Choi Sang-mok. Märgiks, et Rahvusassamblee tagandamispalavik on endiselt täies jõus, esitasid opositsioonierakonnad eelmise nädala ettepanekuga Choi tagandamiseks, kuna neid on vihastanud tema sagedased vetod seadusandlusele ja tema venitamine uue vasakpoolse konstitutsiooni kohtuniku ametisse nimetamisega, kelle assamblee on juba heaks kiitnud. Venemaa teatas teisipäeval, et ei avalikusta USA-ga esmaspäeval lõppenud 12 tundi kestnud Ukraina teemaliste kõneluste üksikasju, kuna eeldatakse, et USA-Venemaa ühisavaldus tehakse peagi. See puudutab ju tehnilisi kõnelusi, ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teisipäeval. Tehniline, see tähendab läbirääkimisi koos detailidesse laskumisega, nii et kindlasti ei avalikustata nende kõneluste sisu. See on midagi, mida ei tasu oodata, vahendas Venemaa uudisteagentuur TASS Vladimir Putini pressiesindaja sõnu. Peskovi sõnad tegid kahtlust, kas Saudi Araabias toimunud esmaspäevasel läbirääkimiste voorul on tehtud edusamme. Praegu analüüsitakse delegatsioonide pealinnadesse tehtud aruandeid ja alles hiljem saab rääkida mõistmisest, ütles Vene ametnik. Ning Sisejulgeolekuministeeriumi THS sekretär Kristi Noem ütles sel nädalal valitsuskabineti koosolekul, et likvideerib föderaalse hädaolukordade juhtimisagentuuri FEMA. Piiri- ja rannavalve operatsioonide kohta aruannet esitas, ütles Noem. Me likvideerime FEMA. Rohkem üksikasju ta ei andnud. See on suurepärane töö, ütles president Donald Trump vastuseks Noemi sõnavõttudele kohtumisel. Selle aasta alguses soovitas Trump avalikes märkustes, et ta võib hädaolukordade lahendamise agentuuri laiali saata või vähemalt selle kapitaalremonti teha. Samuti kirjutan alla korraldusele, et alustada FEMA põhjaliku reformimise ja ümberkorraldamise protsessi või võib-olla FEMast vabanemist. Ausalt öeldes arvan, et FEMA ei ole hea, ütles Trump jaanuaris. Ta mainis seda uuesti, kui külastas jaanuaris Los Angelesse metsa tulekahjude tagajärgi, öeldes: Ma ütlen, et te ei vaja FEMAt, vajate head osariigi valitsust. FEMA minu arvates väga kallis, enamasti ebaõnnestunud olukord. Sellised olid meil uudised, kohtume järgmine nädal.